Nüüd aga asume uurima, milliseid karvahooldusvahendeid meie lemmikutele välja on mõeldud ja vaatame üle, millised nendest kodus olemas võiksid olla. Tere, Ailen! Tulen loomapoodi ja tahan oma lemmikule osta asju, millega ma saan ta kodus jube ilusaks teha. Kammid, harjad, asjad, no see valik on väga-väga suur. Mida nüüd lemmiklooma kodusel karvahooldusel vaja läheb? Kindlasti on vaja meil õigeid harjamisvahendeid, kas siis hari, kamm, kraas, vastavalt siis sellele, mis karvkattega loom kodus on. Kindlasti on meil vaja vastavalt vajadusele siis kas mingeid kääre, fileerimiskääre, sirgeid kääre, küüne lõikamistange kindlasti. Võtame ükshaaval, mis vahe on kammil, harjal ja kraasil? Kraas on tavaliselt teravam. Üldiselt sellega kammime kas siis aluskarva välja või siis pusasid välja. Kamm on siis sihuke piidega, mida me ka tõenäoliselt kasutame ka endal on ja siis on hari, mis on pehmemate piidega. Selliseks silumiseks? Silumiseks, jah. Või siis näiteks kutsikal harjutamiseks. Mida nüüd hea kammi valikul arvestama peab? Kindlasti tuleb arvestada koera või kassi siis karva pikkust, tihedust, kas ta on topeltkarvaga, kas ta on ühedama karvaga, kas tal on üldse aluskarva. Et see on hästi oluline, sellepärast et tihtipeale võetakse liiga vale kamm ja kas pole üldse mitte mingit tulemust sellel või siis pigem tehakse loomale haiget ja siis on asi juba rikutud. Kõige kindlam viis on kas siis kammida, kas sa kõigepealt kammid siis harja või kraasiga, mis iganes sul seal kodus on, aga kindlasti kammida pärast tavalise kammiga läbi, kas siis pika või lühikese piiga. Aga see on selline kindel asi, et kui see kamm kuskile takerdub, siis on kohe teada, et seal on pusa ja selle pusaga peab siis juba tegelema. Ja kohe kindlasti, kui tulete poodi, siis kas küsida kas kruumeritelt meie poodides või siis klienditeenindajalt abi, et nad kindlasti oskavad aidata teid. Kohe-kohe on kevad käes ja paljudel koertel viskab talvekarva lahti. Kas siis peaks see kraas olema kuidagi sihuke eriline lemmik? Siis tasuks vaadata ka spetsiaalseid lahtise karva eemalduseks, vana karva eemalduseks vahendeid. Kõige levinum vahend on furminaator. Eelkõige sobib see lühikarvalistele, kas siis lühikarvalistele kassidele või koertele. Aga kindlasti peaks sellega hästi hoolikalt kammima, et mitte üle kammida. Ehk siis tihtipeale kammitakse liiga paljaks. Koeral või kassil võib tekkida nahalt siis ärritus. See on hästi ebameeldiv loomale, et pigem mõõdukalt kasutada ja mitte teha ükskõik isegi mis kammiga loomale siis haiget. Kuidas ma tean, et ma hakkan oma lemmikut nii-öelda üle kammima, sest ega see kiusatus on ju olemas, need karvu ju muudkui tuleb? No tavaliselt ikkagi loom annab sellest teada, et tal hakkab hästi ebameeldiv ja nahk hakkab paistma. Et pigem vähehaaval, tihti aga vähehaaval kammida. Teine asi on nüüd küüned. Ka tangid vist peaksid kodus olemas olema? Ja, võiksid olla. Kindlasti, et tasuks tihedalt lõigata koera või kassi küüsi. Vastavalt siis pigem vajadusel, kui palju loom liigub, aga ideaalis kord nädalas oleks hea loomale ikkagi küüsi lõigata. No, kui ma vaatan seda riiulit siin, siis lisaks tangidele ja kääridele ja šampoonidele ja asjadele on siin ka kindad. Mis funktsioon nüüd nendele on? Siin ripub igast erinevaid kindaid. Meil on olemas 2 erinevat tüüpi kindaid. On olemas siis pesukinnas, millega saad siis oma looma tõhusamalt pesta või siis olemas kammimiskinnas. Ma arvan, et hästi tihti pigem kasutatakse seda just kasside, lühikarvaliste kasside puhul, sellepärast, et kass tihtipeale ei lase ennast kammiga ligi ja see on nii-öelda sihuke variatsioon paitamisest ja kammimisest, aga see eelkõige siis võtab siis lahtise pealiskarva ära. No üks selektsioon on siis pikakarvalised ja lühikarvalised lemmikloomad, aga kuidas on nüüd lugu sellega, kas ma tohin oma koera karvahooldusvahendeid kasutada ka oma kassil või vastupidi? Kammide puhul ei ole ju absoluutselt mingit vahet. Kõige olulisem on ikkagi see, et õigesti kasutada ja et mitte tekitada siis loomale kahju, kui me näiteks kasutame koerakamme oma kassi peal. Kuidas on lugu sellega, et ma oma juukseharja või oma kammi oma lemmiku peal käiku lasen? Sellel ei ole mitte mingit mõtet, sest et inimese juukseharjad on tunduvalt pehmema piiga, et loomal ei ole sellega mitte midagi teha.